Kehras Krossi poe külastajad on märganud teistsugust liikumist endise postkontori ruumides. Ettevõtja Hannes Arro on tulnud oma tegevusega rahvale lähemale jätkama teenuse pakkumist, millega ta on tegelenud Kehras juba 15 aastat. Põhirõhk on siis kodutehnikal ja natukene on ka vana ehk siis leiunurk. Kui inimene ostab minu käest mõne suurema asja, külmutuskapi, pesumasina või elektripliidi, siis ma viin selle talle koju. Kui kliendil on soov oma vanast seadmest vabaneda, siis selle ma viin ära. Viin siis Kehrajäätmejaama selle ja panen talle siis vajadusel ka ülesse, ehk ühendan vee- ja elektrivõrguga. Õpetan kasutama, kui selline vajadus tekib. Tehniku vajadus kogukonnas on olemas ja seda kinnitab ka kodukutsete sagedus, mida Hannes külastab pea iga päev, kuna teenus on kättesaadav ka naabervaldades ja abivajajaid jagub. Kaup tuleb hulgimüüjalt. Hulgimüüja on siis Greenteki hulgikaubandus OÜ ja kõik need hinnad, mida te seal näete te siis ka siin. Ja juhul, kui sealt midagi meeldib, siis astuge poest läbi. Rääkige oma huvist, mina toon selle siia, toon selle koju teile ja panen üles. Hannes on köögi ja erineva kodutehnikaga tegelenud 30 aastat, aga tänane aeg on väga raske ja ellujäämiseks peab kõik võimalused ära kasutama ja olema leidlik. Riik oma maksupoliitikaga hoolitseb selle eest, et läheks raskemaks. Paraku on niimoodi, et klient ei suuda kasvavate maksudega niimoodi kaasa tulla, et ütleme, kui mulle esitatakse uus küttearve, mis on eelmisest näiteks 50% suurem, siis ma ei saa külmutuskapile panna 50% hinda otsa. Ja ühel hetkel ongi niimoodi, et ma panen selle poe kinni, sest et klient ei jõua maksta seda hinda, mida minu käest küsitakse. Ja oma 15 aastat lahti olnud suurema pinna ma olingi selle pärast sunnitud kinni panema, et küttearve ei olnud enam jõukohane. Kui lihtsalt ainult tegeleda nii-öelda müügiga, siis sellega tänapäeval täitsa kindlasti ära ei ela. Väikese ettevõtjana, võib-olla suur Euroniks, kellel on üle Euroopa üle 500 poe, eks ole, nendel on võimalik laveerida rohkem, aga mina üksiku ettevõtjana ma pean väga mõtlema, mida ma teen. Soovime palju kliente ja märkamist, et ka meie vallas on ettevõtteid, kes vajavad toetamist ja tuge, et jääda ellu. Märka ja kasuta oma kodukoha ettevõtlust, kes on selleks, et sind teenida.